Nii, Klaaralt ja Aatonit siis vigadeta sõit ja aja, et kõik on normiaja piires ja nüüd natukene siis ootame, et tõstame siis takistusi 10 sentimeetri võrra 80 peale ja siis ootamegi seda sõitu sooritama Merlin Erm, hobusel Raviola, kes on siis Mära, sündinud 2015. Omanikuks on Maila Kukk ja Merlin Erm esindab siis Vändra ratsaspordiklubi. Merlin ja Raviola sõidavad siis samuti takistused 1–8 puhtusele. Veel mõned takistused ja rajameister kontrollib kõrgused kõik üle kenasti. Ja siis saamegi oma võistlusega edasi minna. Ja eelüppe võib siis ikka sooritada. See on siis takistus number 7, aga vastupidises suunas. Ei pea, aga kui võistleja soovib ja tunneb, et on tahet, siis iga tahes võib seda teha. Täname siis võistluspaari Merlin Erm ja Raviola, kes siis kahjuks said 8 karistuspunkti. Nüüd läheb natuke aega, 1 minutikene, et me peame natukene nüüd takistusi tõstma 5 sentimeetri võrra
ja siis sellest järgmisest sõidust võtavad osa siis 4 ratsanikku, Iiris Seisig, Adelheid, Romi Oidermaa Renet, Sireli Saulep Vilandraga ja Ireen Linda Ernits Proudboyga. Jätkub siis kahefaasiline ja läbitakse siis esimesena takistused 1–7. Kui see on sõidetud puhtalt, siis sõidetakse edasi 8, 9, 10, 11, 12. Ja selles sõidus siis ka võivad platsile tulla 2 võistluspaari korraga, et hobustel oleks turvalisem. Ja natuke veel läheb aega. Ja samuti siis ikka võime hüpata selle esimese eelsoojendushüppe, mis on see number 7, aga vastas suunas siis. Ja kui on 2 hobust platsil, siis oleme teineteise suhtes ettevaatlikud. Püüan mulle toeks. Esimesena stardib meil siis Iiris Seisig, hobusel Adelheid. Iiris on siis Kohila ratsaspordiklubist ja sõidab siis Märaga, kes on sündinud 2003. aastal. Ja Mära omanikuks on siis Helve Saarestik. Eelhüppele võib siis minna Iiris Seisig, kui ta soovib, ka ei pea, see pole kohustus. Ja tema stardib siis hobusega Adelheid. Kahjuks peab võistluspaar Iiris ja Adelheid lõpetama hobuse 2 tõrke tõttu, aga järgmisena ootame siis Romi Oidermaa ja Renet. Ja väljakule võib muidugi tulla Sireli Saulep koos Vilandraga. Et praegu need, kes sõidavad, nii Adelheid, kes eelmisena startis, Renet ja järgmisena Vilandra ja Proudboy on siis väikeponid.
nii, Romi, Oidermaa ja Renet said siis kahjuks 4 karistuspunkti ajaga 44.62 ja nüüd siis järgmisena stardib meil Sireli Saurep Vilandraga ja juba platsile palume ka Ireen Linda Ernits hobusega Proud Boy. Suured tänud Sireli Saulep ja Vilandra 62.09 ajaga ja kahjuks teise faasi edasi ei pääsenud hobuse ühe tõrke tõttu. Ja nüüd ootame siis Ireen Linda Ernits ja Proud Boy. Suured tänud Ireen Linda Ernits ja Proud Boy ja saan öelda ka Sireli Saulep ja Vilandra tulemuse, mis oli siis 7 karistuspunkti, millest siis 3 oli ületatud aja eest. Ja Ireen Linda Ernits ja Proud Boy said siis tulemuseks 12 karistuspunkti ja aeg 37.07. Ja nüüd toimub siis süsteemi vahede muutmine, kuna hakkavad sõitma natukene suuremad hobused, et ennem olid siis meil väikeponid, et muudame natukene vahesid, et umbes niisugune paar minutit või 1 minut, juba on tehtud, et meil on väga tublid korraldajad ja abilised siin. Ja siis ootamegi starti Reili Aru, hobusega Roos ja samuti tuleb siis väljakule Kati Raidma ja Resita. Reili Aru on meil Tondi ratsaspordiklubist ja Kati Raidma siis Vändra ratsaspordiklubist.
Reili, Aru ja Roos said siis kahjuks 4 karistuspunkti ja sõiduaeg oli nendel siis 42-44. Ja järgmisena palume starti siis Kati Raidma, hobusel Resita ja valmis paneb Adele Maria Rosenberg ja Anser. Kati Raidma ja Resita said siis 4 karistuspunkti ja aeg siis 42.03. Ja järgmisena stardib siis Adele Maria Rosenberg Anser hobusel ja platsile siis ka Jessica Koljessov hobusega Artur. Adele Maria Rosenberg ja Anseri esimese faasi aeg jäi siis meil 35.72, aga kahjuks kukkumise pärast siis tulemust ei tule. Ja järgmisena siis ootame starti, kui nüüd kõik takistus on saadud ilusti korda teha, hakkab siis meil sõitma Jessica Koljessov, hobusel Artur ja Luise-Lotta Sarv ja Rahv on siis ka oodatud platsile.
nii, Jessica Koljasov ja Artur, siis esimene vigadeta sõit, täiesti puhas ja aeg siis 26.09 ja järgmisena palume siis Luise Lotta Sarv hobusega Rahv. Suured tänust siis Luise Lotta Sarv ja Rahv, järgmisena stardib Miia Karuse hobuse Riimu ja samuti siis palume platsile Carmen Triisa ja Golden Dancer. Ja Luisa Lotta Sarv ja Rahv said siis tulemuseks 23.54 ja nagu öeldud, siis puhas sõit. Suured tänud siis Miia Karuse ja Riimu, kes sooritasid ka puhta sõidu. Järgmisena ootame starti Carmen Triisa Golden Danceriga ja platsile ka palume siis Nette-Liis Kapral hobusega McGood Boy. Ja Miia tulemus on siis 0 karistuspunkti ja ajaga 33.88.
suured tänud siis Carmen Riisa ja Golden Dancer, kes sooritasid siis puhta sõidu. Järgmisena palume starti Nette-Liis Kapral, hobusel McGood Boy ja samuti platsile Kati Raidma, hobusel Victoria. Carmen Riisa sai siis aja 27.37 ja nagu öeldud, läbis raja puhtalt. Nii, Nette-Liis Kapral ja McGood Boy langesid välja kahjuks 2 tõrke tõttu ja ootame siis starti Kati Raidma, hobusel Victoria ja samuti siis platsile Miia Sirila, hobusel Rahvael. Kati Raidma ja Victoria said siis kahjuks 4 karistuspunkti ja nende aeg siis 40.79 ja järgmisena stardib siis Miia Sirila hobusega Rahvael ja Eva Trellmann Rihannaga on ka platsile oodatud. Kahjuks võistluspaar Miia Sirila ja Rahvael ei pääsenud järgmisesse faasi ja nende tulemuseks on siis 39.62 ja 4 karistuspunkti. Ja nüüd siis stardib Eva Trellmann hobusega Rihanna ja Emma-Maria Marleen Taliveel
koos Ripsiga on ka oodatud platsile. Eva Trellmann ja Rihanna teise vooru edasi ei pääsenud, kuna said 12 karistuspunkti ja aeg 39.69. Ja nüüd on oodatud starti siis Emma-Marie Marleen Talivee Ripsuga ja sammuti platsile palume siis Lisette Eiland hobusel Vermut 2. Tubli sooritus siis Emma-Marie Marleenilt ja Ripsult. Ja järgmisena palume starti siis Lisette Eiland, hobusega Vermut 2 ja Miia-Karoli Talvoja ja Viisaga palume siis platsile. Ja Emma ja Ripsu tulemus siis aeg 26.28 ja puhas sõit.
täname siis toreda sooritused Lisette Eiland ja Vermut 2, kes siis sõitsid raja puhtalt ja said tulemuseks kirja 24,06. Ja nüüd stardib siis meil Miia Karoli Talvo ja Viisaga ja Kati Raidma ja Vanessa on ka platsi peale oodatud. Juks tuli siis viimane takistus maha Miia Karolil ja Viisal ja jääbki siis 4 karistuspunkti ja ajaks siis 28,78. Ja nüüd palume siis starti Kati Raidma Vanessaga ja Laura Tõniste ja Paiba on siis järgmised startijad. Kahjuks Kati Raidma ja Vanessa, siis 10. takistus tuli maha, ehk siis 4 karistuspunkti ja ajaks 22,97. Nii, ja palume siis startima Laura Tõniste Paibaga ja Ralf Ellermann Konradiga on siis järgmine startija. Kiss you, is it dishes in the sink or the lack of a wink?
võistluspaar Laura Tõniste ja Paiba tegid siis puhta soorituse ja ajaks on 27.65. Järgmisena ootame siis starti Ralf Ellermann Tondi ratsaspordiklubist, hobusega Konrad ja valmis paneb Mette Kõiv väntviguriga. Suured tänud siis Ralf Ellermann ja Konrad ja olgu öeldud, et Konrad on siis üks täkkudest, kes sündis siin samas Pallasetallis aastal 2014 ja omanikuks on siis Vello Luts. Ja nüüd ootame siis starti meie viimase ratsaniku Mette Kõiv, kes tuleb hobusega väntvigur ja Mette on siis Kohila ratsaspordikoolist. Viimasel võistluspaaril Mette Kõiv ja väntvigur siis 0 karistuspunkti ehk puhas aeg ja aeg 28.69. Et ootame siis austasustamisele Iiris Seisi ja Adelheid, Nette-Liis Kapral, hobusel McGoodboy ja siis ka veel 85 centimeetrit avatud klassis Laura Tõniste Paiba, Carmen Riisa Golden Dancer, Emma-Maria Marlen Talivee Ripsuga, Jessica Koljasov Artur, Lisette Eiland Vermut 2 ja Luise Lottasarv hobusega Rahv.
Vabandame hetkel natukene, üks segadus on tulnud meil, et parkuuris number 3 me ikkagi kutsume Clara Clementset hobusega Aaton ja Merlin Erm hobusega Raviola. Et vabandame tõesti sellise, natukene läks siin segadusse see asi, et Clara Clementset ja Aaton ja Merlin Erm hobusega Raviola. Nii, alustame siis autasustamisega. Merlin Erm ja Raviola said siis tulemuse kirja 49-58. Ja selles sõidus esimese koha saavutasid siis Clara Clementset, hobusega Aaton, tulemus 48-90. Ja läheme nüüd edasi siis avatud klass, kõrgus kuni 85 cm kahefaasilise võistluse autosustamisele ja 6. koha saavutasid Laura Tõniste ja hobune Paiba tulemusega 27-65. Viiendale kohale ja 5. koht siis Carmen Triisa, hobune Golden Dancer ja nende aeg oli siis 27-37. Nii, ja selle sõidu 4. kohale tulid siis Emma-Marie Marleen Talivee ja hobune Rips. Ja nemad saavutasid siis aja 26-28. Nii, ja 3. kohale sõitsid ennast siis ajaga 26,09 Jessica Koljasov ja hobune Artur. Teisele kohale sõitsid ennast Lisette Eiland ja Vermut 2 tulemusega 24-06. Ja siis antud sõidu esimese koha ehk kõige parema tulemuse 23,54 sõitsid välja Luise Lotta Sarv hobusega Rahv. Palume nüüd ühise pildi jaoks natuke ennast kokku võtta. 2 liili ja poti vahele üritage ennast sättida.
Klaara, tule siia poole, vaata siia, nii vahele. Väga hea, teised samamoodi. See tuleb kõige päeva parim pilt. Super! Kas nüüd laiutab? Jaa. Võtke koomale. Mis ette sõida sinna vahele, vaata siia. Siia mahub vahele. Seda viimast lillepotti saab liigutada sinnapoole, mul mahub pildi peale ära. Klaara, tule ettepoole natuke. Vot nii. Väga hea, super. Ja nüüd auringile peaksid siis tõenäoliselt 2 ratsanikku viima Klaara Kleemetset ja Luis Lotta Sarv, aga lepivad siis omavahel kokku, kes esimesega läheb. Kes esimesed Klaara, kes ees see mees, anna minna.